Tere! 30. jaanuar on Eesti kirjanduse päev ja sellel puhul tutvustan teile täna Eesti kirjandust. Kui ma lõpuks vaatasin, mis ma olen kokku valinud, siis selgus, et enamus on seekord kogumikud, aga kõik on väärt lugemist. Nii et alustan esimesest, Anu Raud Õnnevalajad, et see on tal eelmisel aastal ilmunud kogumik. See on hästi õhuke, millest on tegelikult natuke kahju, sest ta kirjutab nii hästi. Ja siin on 12 erinevat juttu, millel on siis kõik seos õnnega. Ja ta kirjutab siis enda elust, juhtumitest, oma tuttavate elust ja kõik need erinevad sündmused ja asjad on siis tõesti kõik seotud õnnega. Ja ta võib-olla kirjutab natuke ka kurbadest asjadest, aga ta kuidagi oskab seda sõnastada nii, et südamesse jääb selline soe ja helge tunne. Et lisaks nendele lugudele on siin raamatus ka fotod, mis on siis Anu Raua enda arhiivist ja nende peale on käsikirjaliselt siis kirjutatud tema enda poolt siis allkirjad. Et selline õhuke kogumik, et oleks võinud minu meelest olla ka veidi mahukam, sest tõesti ta lood lähevad südamesse, ta kirjutab muhedalt, ükskõik siis mis teemadel ta kirjutab, et tema eelnevad kogumikud loomadest ja täpselt samamoodi kuidagi siirad ja vahetud ja lähevad väga hinge, et sobib lugemiseks neile, kes tahavad midagi sellist natuke rõõmsamat lugeda. Et see on selle jaoks ideaalne kogumik. Ja ka keeleliselt väga nauditav lugemine, et väga ilusa eesti keelega kirjutatud. Et soovitan siis lugeda. Ja järgmine on siis ka seekord novellikogumik Aliis Aalman, Kes aias. Ja minu jaoks on Aliis Aalman olnud enne peamiselt luuletajana tuttav, aga see on siis tema esimene novellikogumik ja see sisaldab siis ka seda novelli Mina ei käinud siis veel koolis, mis on saanud ajakirja Looming auhinna ja Tuglase novelliauhinna. Et tõesti väga hea novell, et ma ei imesta, et see preemia sai. Ja siin kogumikus on siis kokku 9 erinevat novelli, kus siis peategelasteks on peamiselt noored tüdrukud, mõnikord ka lapsed ja noored naised. Ja teemade ring on ka mõnes mõttes mitmekesine, et siin on suhted vanavanematega, siis on enda see keha ja minapildi tunnetus, mis sageli on nii-öelda ei ole hea. Siis on näiteks väikelinnas mõõduv lapsepõlv ja elu väikelinnas, kus tegelikult see noor naine tahaks ära saada sealt, sest kõik on tema eluga nii kursis, kõik kirjutavad või kujutavad ette, kuidas ta elama peaks ja sellised teemad. Ja tegevus toimub siis kaasajal, et sellel sajandil ja ongi siin see endaga rahulolu teemad on siin ka päris mitmes novellis sees, et ilmselt sellepärast see ka köitis mind, et need puudutavad väga paljusid naisi eelkõige, aga miks mitte ka mehi. Et mul on novellide lugemisega see, et tavaliselt kui ma sisse elan, siis ta saab juba läbi. Et mõne selle loo puhul oli ka täpselt see sama tunne. Et aga sellegipoolest soovitan lugeda, et siin üks novell on ühes teises raamatus ka olnud, mida ma ka hetke pärast siin tutvustan, et sellepärast mul natuke oli ettekujutus olemas, mismoodi ta kirjutab.
et see tegevus toimub peamiselt suvel, mõnel loos oli ka talvel, aga enamasti kuidagi suvel ja just need väikeste tüdrukute lood ja siis kuidas see õhkkond seal maal oli ja kõik tundus nagu alguses selline helge ja soe ja natuke nostalgiline võib-olla minu jaoks, aga lugedes ikkagi on seal mingid tumedad toonid ka sees, et ei ole, need lood ei ole minu jaoks helged tegelikult, aga ta kirjutab nagu võiksid olla. Et selles mõttes mõned lood olid minu jaoks päris masendavad, aga nad minu jaoks kuidagi kajastavad või peegeldavad seda päris elu, et selles mõttes nad olid ligitõmbavad ja haarasid kaasa, et ei tekkinud tahtmist pooleli jätta. Et selline väga, väga kaasahaarav kogumik ja siis mind haarasid just need erinevad teemad siin kaasa ja ka see, kuidas näiteks noor naine tunnetab enda keha ja kõik need. Ja mõni oli siin ka natuke sellise müstilise auraga, kuigi midagi müstilist siin tegelikult ei olnud, aga autor oskab kirjutada põnevalt. Nii et kindlasti soovitan tutvuda, et ei pea lugema kõike korraga, võib kas või keskelt lihtsalt ühe prooviks lugeda, et kuidas sobib. Et selline mõnus novellikogumik Eesti autorilt. Ja järgmine on selline natuke võib-olla mahukam teos, see esimene raamat. Ja see on siis ka kogumik, mis siis sisaldab vaheldumisi Eesti ja Läti humanitaarteadlaste esseesid. Et see siis erinevate nende teadlaste teemade järgi siis kirjutatakse lahti Eesti ja Läti raamatu ajalugu. Et seda oli ka väga põnev jälgida, et kuna me oleme nii lähestikku, siis enamasti toimusid ka kõik sündmused enam-vähem samal ajal. Ja siin on siis kajastatud erinevaid olulisi trükiseid nii Eestis kui Lätis aastatel 1525 kuni 1918. Ja see on siis kronoloogiline ülevaade, kuidas siis arenes meie raamatu lugu ja liikudes siis ühelt oluliselt väljaandelt teisele. Ja huvitav oli lugeda näiteks seda, et nii Eesti kui Läti puhul teadaolevalt esimene väljaanne hävitati, et seda säilinud ei ole, ometi sest mingid märkmed on, hävitamise põhjust ka ei ole teada, aga ometi on teada, et sellised teosed on olemas olnud ja sellest siis kirjutatakse sellest, kuidas usuteadus või usk mõjutas ka raamatu lugu. Et algsed tekstid, mis ilmusid, olidki seotud usuga ja kuidas sealt edasi tulid igasugused rahvakalendrid, mingi kokaraamatud, igasugused tarberaamatud ja lõpuks, kuidas jõuti ilukirjanduseni. Et need ilukirjanduse tekstid olid ka alguses ju lihtsalt mugandused peamiselt vist saksa keelest, aga ka selline huvitav raamat ja siin on ka palju pildimaterjali nii raamatu alguses kui lõpus, kus on toodud erinevaid fragmente nendest teostest, millest siin juttu on ja ka erinevatest asjadest, mis siis seostuvad raamatuga. Ja soovitan tutvumiseks just eelkõige neile, keda huvitab Eesti kirjanduse ja kirjakeele lugu, et selline mahukas teatmik siis Eesti raamatuaasta puhul välja antud. Ja järgmine on siis ka novellikogu Eesti novell 2025. Et siin sees oli see ka Aliis Aalmani üks novell ja siin on palju teisi novelle mitmetelt tuntud autoritelt, näiteks Ave Taavet, Mari-Liis Müürsepp,
Jan Kaus, Brigitta Davidjants, Urmo Svadi, Reeli Reinaus, Meis Einsaar ja nii edasi. Paar nime olid minu jaoks ka täiesti tundmatud, nii et selles mõttes väga asjalik kogumik, kes tahab näiteks tutvuda erinevate kirjanike kirjastiilidega või kuidas nad enam-vähem kirjutavad, siis mingi aimduse siit saab. Et novellide puhul on ka see, et päris kõik ei meeldi ühtemoodi, eriti kuna on erinevad autorid ja erinevad teemad ja ei peagi meeldima, et see on täiesti okei. Et ma arvan, et igaüks leiab siit endale mingi põneva loo, mida siis lugeda, et need olid sellised mõnusad lugemised, et millest siis osades minu jaoks oli palju äratundmist, osades oli mõnus selline fantaasialend, mis siis haaras kaasa ja mõnede puhul ka ei haaranud kaasa, et olid sellised lood, mis mõne aja pärast ununevad. Aga sellest ei ole hullu midagi, et kogumikus on valikuid palju ja siin on ka pigem lugeda võib-olla üks lugu korraga, et natuke muljeid settida. Ja mulle meeldis selle raamatu puhul ka see, et pärast on autoritelt küsitud, et mis raamat neile ei meeldinud või mida nad soovivad, et poleks lugenud. Et see oli väga intrigeeriv küsimus minu jaoks ja ma huviga lugesin neid vastuseid ka, et väga mõnus selline jutukogumik, mida soovitan kindlasti lugeda. Ja järgmine on jälle selline jutukogumik, hiljuti ilmunud Andrus Kivirähk, Eesti rahva uued jutud. Ja see on siis Kreutzwaldi põhjal kirjutatud, et ei ole täiesti üks-ühele kaasaegseks tehtud või midagi. See on lihtsalt saanud mõtteainet Kreutzwaldilt, kas või mingi väike asi ja siis ta on kirjutanud enda loo sinna peale. Et siin on ka lugusid seinast seina, et kõige rohkem meeldis mulle siit näiteks Udumäe kuningas, mis on teistest lugudest siin küllaltki erinev oma sellise rahuliku tempo ja lihtsalt sellise rahuliku olekuga, et millegipärast see köitis mind siin kõige rohkem. Aga siin oli veel huvitavaid jutte, näiteks Puulased ja tohtlased, mis on minu meelest ka eraldi ilmunud raamatuna ja siis Tark mees taskus. Et need on sellised väga huvitavad ja kaasahaaravad lood olid ja siis ma lugesin ja mõtlesin, et kuidas, mis seal lõpus juhtuda võiks. Et eriti see Puulased ja tohtlased oli selline kuidagi rahvuslik ulme nagu või rahvuslike elementidega ulmelugu, selline natuke jantlik ja lugesin ja mõtlesin, kuidas see lõpeb ja siis lõpp oli minu jaoks võib-olla natuke kuidagi liiga lihtne või selline ootamatu. Ja see Tark mees taskus oli ka täpselt samamoodi, seal ei olnud küll mingi ulmega tegu, vaid seal oli lihtsalt, kes seda originaali Tark mees taskus teavad, siis enam-vähem võib aimata. Aga selline ka omapärane lugu. Et Kivirähk oskab väga hästi kirjutada niimoodi, et sa elad sinna sisse, sul tekivad pildid silmade ette, ta kirjutab tõesti väga ilusas eesti keeles, et väga kiidan tema seda sõnavara, et väga mõnus oli lugeda juba keele pärast, aga lood ise olid ka sellised omamoodi. Et päris kõik mind siin ka kõita ei suutnud, aga ei peagi, et ma arvan, et siit igaüks leiab omale mõne loo, mida lugeda ja mis veel tükk aega hiljem ka kõnetab. Ja nüüd on minu see ainuke nii-öelda pikem tekst, seekord on siis Jaagup Mahkra Vaarisa lood, et see on siis selline kriminaalromaan, mis on siis kriminaalse raamatukogu sarjas ilmunud. Ja see siis saavutas ka romaanivõistlusel
3. koha. Et selles mõttes ka juba näitab, et päris hea lugemine on. Ja siin peategelaseks on Harri Virma, kes siis on väliseestlane. Tema vanaisa läks omal ajal sõja eest välismaale ja Harri isa elab Hawaiil, nii et ta on Hawaiilt pärit, see Harri, aga tema otsustab siis Eesti vastu huvi tundma hakata ja ta läheb Tartusse, kus tema vanaisa elas ja seal ta satub täpselt sinna linnaossa, kus see maja oli või see korter ja siis ta saab teada, et see on praegu müügis, et see maksab päris palju raha, mida tal ei ole. Ja juhuslikult hakkab tal ajalehes silma kuulutus, et otsitakse detektiivi, kes lahendaks ühe mõrvaloo ja selleks tasuks on siis 100 000 eurot. Ja Harri ei ole muidugi mingite kuritegude lahendaja, veel vähem mõrvaloo lahendaja, ta ei ole kunagi sellega kokku puutunud. Aga kuna raha on vaja, siis ta otsustab, et ta teeb proovi. Ja tegelikult on see natuke omamoodi lugu, sest politsei tegelikult on juba ühe süüdlase kinni võtnud. Aga samas see, kes kuulutuse avaldab, arvab, et tema ei ole süüdi. Ühesõnaga Harri siis käib seal mööda Tartut ringi, räägib erinevate inimestega, mõned on sõbralikumad, teised mitte nii väga. Samas on tal muidugi ka konkurente, sest keda ei ahvatleks 100 000 eurot. Ja mida siis toimetab seal, kas ta jõuab lõpuks ka lahenduseni, seda saate lugeda raamatust. Aga selline hästi mõnusalt kirjutatud, voolav tekst, kaasahaarav lugemine ja seal tuleb esile ka see Tartu miljöö, eriti just Karlova linnaosa kohta. Et soovitan lugeda kõikidele krimkasõpradele ja eriti võib-olla just, kes elavad Tartus Karlovas. Et ma arvan, et nendel on väga palju äratundmist just selle miljöö ja kohtade osas. Et selline väga, väga mõnus lugemine. Ja järgmine on siis mul ka selline natuke võib öelda, et kogumik on Tauno Vahter Tallinna lõhnad. Et see räägib siis Tallinna nii-öelda ja võib-olla mitte ainult Tallinna argielu ajaloost ja just sellest lähiajaloost. Ja ta kirjeldab kõike seda nii-öelda lõhnade kaudu. Et mismoodi lõhnasid näiteks spordisaalid, ujulad, mismoodi lõhnasid banaanid, et vanglad, WC-d, mingid, vist oli 61 erinevat teemat siin, mille kohta ta kirjutab, mismoodi lõhnasid nätsud ja selles mõttes hästi huvitav lugemine. Ei ole väga raskelt nagu ajalooline, et selline pigem jutustavas laadis, aga samas siiski mingitele faktidele toetudes. Et lugedes seda, siis kohati tuli nostalgia peale mingite lõhnadega, et igal inimesel on erinevad teokoha või mälestuse puhul ka lõhnad mängus, et mingid lõhnad seostuvad nendega ja seda lugedes tulid need lõhnad meelde küll kohati, et sellised hästi mõnusalt kirjutatud pildimaterjali on ka sellise väikese huumorisoonega ja selline mõnus ülevaade siis meie argipäeva teemadest. Ja tõesti teemad on siin seinast seina. Saunadest, merest, joodikutest ja nii edasi, toidust ja kõik see hästi mõnusalt kirjutatud, et soovitan seda ka lugeda ja tutvuda, kes veel ei ole tutvunud sellega. Ja samamoodi ei pea võib-olla kõike järjest lugema, et võite ka
kusagilt keskelt lihtsalt teema lahti võtta, mis huvitab ja lihtsalt selle kohta lugeda. Aga ma soovitan muidugi tervet raamatut lugeda, hästi kirjutatud. Aitäh, et kuulasite, vaatasite, kaasa elasite. Järgmise korrani.